Minu lõppeva aasta eredaim mälestus on siiralt minu kolleegid. Saime sellel aastal kokku oma sotsiaalse innovatsiooni teemalise projektitiimi ja saime ühesõnaga kokku siis selle pundi inimesi, kellega kõike seda looma hakata. Koostöö noortega, et erinevad sündmused, mida me koos oleme loonud, et on olnud väga töine ja lahe aasta, kokku 20 sündmust, nii et noorte kaasamine täiel rinnal on ikkagi täht minu jaoks sellel aastal. Aasta 2025 meelevateks asjadeks on mu 2 asja. Üks on meie poolt korraldatud seminar ja teine kogemuspäev. Ma usun, et ka osalejatele jäid need meelde. Üks oli küll vihmane ja teine veidi niisugune hall, aga need läksid meile väga hästi korda. No on üks väike asi. KÜSK-i tööle tulek, see oli mulle täiesti uudne kogemus saada enda hallata üks taotlusvoor, rahvusvaheline suund. Sealt on välja koorunud palju huvitavaid vestlusi ja ka enda arendamine sellise määruse tekstiga. Igatahes on see kõik olnud väga põnev reis. Minu jaoks kõige eredamad meenutused või mälestused on kindlasti meie erinevad sündmused, sest et sai väga palju uusi teadmisi, samas see tõi kogukonna kokku ja on ju tore vahepeal ka päriselus inimesi näha. Minu jaoks on sel aastal mitmeid eredaid hetki olnud ja kõige rohkem nad seostuvad justkui sellega, kui Šveitsi-Eesti koostööprogrammi sotsiaalse innovatsiooni tegevuste tiimiga oleme midagi korda saatnud, midagi ära teinud ja see tunne, et on vinge all vahva olnud ja tegelikult, et sellel on ka suurem mõju ühiskonnale. Suurenes KÜSK-il aruandluse kvaliteet, sest regulaarseid nõustamisi ja toetamist minu poolt oli rohkem. Vähenes käsitöö, et digitaliseerisime võimalikult palju kandeid ja KÜSK tegutses aasta jooksul läbimõeldult ja tasakaalukalt. Kohtumised toetuse saajatega on alati väga inspireerivad. Minul olid sel aastal kõik hetked eredad. Minu selle aasta üks eredamaid hetki on kindlasti see, et alustasin tööd KÜSK-is, tutvusin uute kolleegidega, uute tööülesannetega, et see kindlasti jääb mulle sellest aastast meelde. 2025 oli suhteliselt segane aasta, aga KÜSK-i korraldatud seminaril paneeldiskussioon, kus olid teemaks noorte roll ühiskonnas ja demokraatias, kus mulle väga meeldis, et olid nii väga noored kui väga vanad esindatud paneelis ja päriselt arutati, mitte lihtsalt ei laotud üksteisele puid alla. Et see oli minu jaoks oli see demokraatia väga hea näide.